Kaunist suvepäeva kõigile! Tulen korraks eetrisse, et utsitada teid valima, milline päev sobib kõige rohkem siis otseülekande jaoks. Praegu on üsna võrdselt siis reede õhtu ja pühapäeva õhtu ja kella 19–20 vahel ma siis esimese otseülekande teen, kus saab esitada küsimusi ja vastan siis neile ja ainult neile, kes satuvad sel ajal otse-eetrit vaatama. Ja vastuseks neile, kes on minu käest küsinud, kas oleks võimalik ka lihtsalt mõnd sellist numeroloogilise analüüsi paketti tellida ilma, et taranõustamist tellida, siis lisasin täna kodulehele ka need võimalused selliste sümboolsete hindadega vahemikus 2–5 eurot, et siis tuleb ainult PDF-is väikene numeroloogiline analüüs, aga siis on mul kindlasti siin on sünnipäeva, kuud ja aastat tarvis, et seda teha. Et ma arvan, et mina ei hakka selliseid suuri koondpakette pakkuma, nagu Merike teeb, see on väga-väga mahukas töö. Mulle pigem meeldib nii-öelda väikesteks osadeks jagada ja valikus on siis käesoleva aasta numeroloogiline analüüs, sinu isikliku aasta analüüs. Ja seal ma kindlasti panen ka selle, et kui sul oled nüüd liikumas järgmisse numbrisse, et mida siis nagu vaadata. Siis on hingemissiooni ja karmanumbri, suguvõsa karmanumbri ja isikliku karmanumbri analüüs. Siis oli, mis mul seal veel oli, suhteanalüüs, et kus ma võrdlen siis nii sinu kui sinu partneri numbreid, aga seal ma pean siis mõlema sünnipäeva, kuud ja aastat teadma. Lisasin juurde ka siis, mida on väga palju küsitud, on siis ametid, töö ja raha, mis sobiks. Et seda võib ka tellida ja üks oli veel, eelmised elud. Ja. Et panen siia info ka postituse alla ja nagu ma ütlesin, siis vahemikus 2–5 eurot, et selline. Kui sa ise ei viitsi numbrites nii-öelda ringi tuuseldada ja seda materjali otsida, siis minul on see töö sinu eest tehtud ja siis sellise väikese tasakaalupanu sees saad endale tellida. Aga jah, selliseid suuri koondanalüüse, ma arvan, et ma ei hakka tegema, see ei ole minu tee. Ja endiselt siis ka neid taranõustamisi teen ja nii tore on kuulda, et teile meeldib see. Vähemalt need, kes seni on tellinud, ei ole ükski öelnud, et ta minuga üldse rahule ei ole jäänud. Pigem on leitud sealt midagi uut, põnevat, mingeid sünkroonsusi, aga eks nende taranõustamiste eesmärk ongi pigem, et nagu ma kogu aeg rõhutan, et taro ei ole või see ennustamine, vaid näitab nii-öelda, kirjeldab seda hetke olukorda ja suundi, kuhu siis edasi võib areneda, aga iga mõttemuutus, iga pisikene detail võib tulevikku muuta ja seetõttu ei olegi taro eesmärk ennustada, vaid näidata suunda. Ja võib-olla siis ka mõnikord on tarvis lihtsalt midagi välja öelda selleks, et sa näeksid seda, mis kogu aeg sul silmade ees on olnud. Ja hästi huvitav on ka see, et ma olen hästi tänulik kõigile, kes tagasisidet on andnud, et kuidas siis see koostöö taro ladu ja siis kliendi vahel toimib, et see on alati kahepoolne, et laduja saab olla ainult kanal ja ei enamat, oluline on siis ka kuulaja ehk videotellija panus
kes siis peab need pusletükid, mis ta kaardiladujalt saab, enda maailmas õigele kohale asetama. Ja üsna tihti võib ka olla niimoodi, et kui mõni pusletükk kohe kohta ei leia, siis taipamine võib ka hiljem tulla. Et need salvestatud videod ma saadan privaatlingina ja vähemalt aasta jagu ma arvan, et ma seal oma kaustas hoian neid alles, et korra aastas võib-olla siis keset suve, siis ma need vanad kustutan eest ära. Et kes tahab endale säilitada, siis võib kasutada YouTube'ist tasuta allalaadimise programme, et saab siis ka selle videofaili endale salvestada. Aga ma usun, et aasta pärast on energiat nii palju muutunud, et siis ei ole sellel vanal vaatlusel enam mõtet lasta säilida, sest järjest rohkem ja rohkem ma saan aru ka sellest, kui oluline on pärast iga ladumist või iga kliendiga suhtlemist nii-öelda see teema minu jaoks lukku panna, et mitte võõraid energiaid kaasas kanda. Ja olles ka ise varasemalt erinevaid kaardiladumisi tellinud, siis ma leiangi, et see aasta aega nii-öelda juurdepääs sellele videole on täiesti piisav, et pärast seda tekivad juba uued suunad ja uued arengud. Seda enam, et taro väga pikka perioodi ette näidata ei saagi. Kõik on pidevas muutumises. Kui poleks muutumist, poleks elu, paigalseis on surm, nagu öeldakse. Nii et olgem tänulikud kõigi muutuste ees, mis meie elus on, sest see võib elu edasi. See oli nüüd see tänane sõnum, mis ma sulle tahtsin anda. Päikest sulle ja kohtume siis järgmistel kordadel. Ja praegu mulle tundub, et kas siis reedel või pühapäeva õhtul katsetame ka seda esimest pikka ette teatatud laivi, et ma seal tõesti püüan siis nii-öelda piirid hästi paika seada, et mitte rohkem kui see 1 tund kulutada. Ja teeme siis niimoodi, et ei ole mõtet nagu ette või tagantjärele neid küsimusi sinna alla kirjutada, et las see jääb boonuseks neile, kes õigel ajal kohal on. Ja kui seekord ei sobi see aeg, siis ära heida meelt. Mul on selline sisetunne, et see jää viimaseks korraks. Aga kõike kaunist sulle ja järgmiste kordadeni. Tahaksin teile näidata seda pähklipuud. Nii, ma vaatan, kas ma saan siia poole minna. See on, ma isegi ei tea, kas ta on hall pähkel või mis tema täpne nimi on, aga kõigil, kelle edukuse koodis on 9 või hingemissioon on 9, 9, 18. Kirjutage, kas teie olete ka sellised, kes seemet mulda pannes avastate, et kõik läheb kasvama. Minu abikaasa on selline. Sai kuskilt sõbra käest ühe sellise pisikese pähklikese. Ja see ei ole ainus puu, mis tal juba suureks on kasvanud. Pani pähklike seemnekese maha ja nüüd on, ma arvan, et see on umbes 15 aastat või isegi natuke vähem ja ta on selliseks suureks puuks kasvanud. Ja millegipärast tundsin, et pean seda jagama. Aga nüüd küll, tšau, kõike head!